Nii, head kuulajad, tere tulemast osalema ja kuulama meie Arko Akadeemia podcasti ja seekord siis Viljandimaa ja Järvamaa kinnisvaraturg. Vaatame natukene tagasi 2021, aga tegelikult ju kõiki juba huvitab, aga mis edasi, mis saab 2022? Võib-olla see peegel natukene tagasi ja siis vaataks edasi, et minuga on täna Arko Vara Viljandi osakonna juht ja vanemmaakler Aime Oppermann. Tere, Aime! Tervist! Ja Arko Vara Viljandi vanemmaakler Anna Volmer-Raud. Tere! Tere! Ja meie Järvamaa kutseline hindaja ja vanemmaakler Lea Kerma. Tere! Nii, selline seltskond täna koos ja räägime natuke, nagu öeldud, tagasi kinnisvaraturust eelmisel aastal ja uuel aastal. Ja tegelikult, mis inimesi võib-olla huvitab, ongi see, et eelmine aasta sai tehtud mingid prognoosid. Me rääkisime, mis küll 2021 kõik juhtuma hakkab. Et kui nüüd tõesti vaadata Aime 2021 aastale peale ja kinnisvaraturule, et mis siis üllatuseks oli, mis siis juhtus? Kinnisvaraturg Viljandimaal oli üle ootuste aktiivne. Et hoolimata pandeemiast kasvas tehingute arv 14% ja korterite turg jõudis uute tipptasemeteni. Viljandimaale ostetakse endale teine kodu või isegi kolmas kodu ja siia on kolimas nii-öelda Harjumaalt või Tartumaalt inimesi isegi. Kas üks põhjus võib olla seesama pandeemia ka, et nagu korraks räägiti, et pandeemia alguses sai see trend veel eriti alguse, et inimesed hakkasid liikuma linnast maale? Jaa, see kaugtöö populaarsus, et see kindlasti kasvas, et inimesed said nii-öelda kaugtööna oma tööd teha. Just. Anna, millised tähelepanekud sina tagasivaates vaatad? Aasta on nüüd möödas ja juba üks kuu ka sellest aastast, aga millised need sinu tähelepanekud, mis oli eripärast Viljandi kinnisvaraturul eelmisel aastal? Aga võib-olla see hinnakasv ikkagi, mis tänaseks me võime öelda, et ületas siis kuskil 2006-2007 aasta siis selle buumi tipu isegi. Et see on võib-olla kõige rohkem nagu märgatav selline turul. Ja seda on näha nii korteriturul kui siis elamuturul, et kui siin aasta alguses pigem oli see, et tõusis korteri hind, siis täna me vaatame, et maja hind on ka väga jõudsalt tõusnud. Et hinnakasv ikkagi on see, mis meenutab seda 2021 aastat. Just. Üsna kõrval või vähe kohe kõrval on Järvamaa tegelikult ja võiks tegelikult eeldada, et ega see ei olnud ju väga erinev. Tegelikult me nägime seda trendi kogu Eestis, aga millised on sellised kohapealsed tähelepanelikud Lea Järvamaa kinnisvaraturule? No koha peal on nüüd niimoodi, et nagu tundub, vaata siin ümberringi igal pool on kõik tõusnud hirmsasti ja tehinguid hästi palju tehtud ja siis tundub, et Järvamaal ka nagu, et hästi palju tõusnud. Aga tegelikult, kui nüüd numbritele otsa vaadata täitsa niimoodi sügavalt, mis see statistika number näitab, siis tegelikult tehingute arv aasta lõikes eelmine aasta võrreldes siis üle-eelmise aastaga on ainult 8% oli see vahe, mis oli tõusnud. Ja kui vaadata, millega siis kõige rohkem tehinguid tehti, siis tegelikult oli see maatulundusmaa ja korterid. See oli see koht, mis oli siis nagu suurenenud. Ja korterid ennekõike siis Türi ja Paide? Eelkõige Türi ja Paide, kuigi ka väikesed kohad hakkavad siin Türi Paide lähedal tegid ka sellise tõusutrendi. Sest Türil Paides sai lihtsalt kaup otsa, hinnad läksid eest ära, aga siin mis jäävad need asumid ja Türi Paide lähedale, seal muideks tegid kõige suurema hinnaralli korterid läbi. Kuidas Viljandi korteriturg võiks ju tegelikult täpselt samamoodi arvata, et arvatavasti kõige suurem nagu hinnatõus ja hinnatõstja oli ikkagi korter kui selline. Aime, millised need tähelepanekud olid, et millised kõige nõutumad korterid Viljandi turul on olnud? No kõige nõutumad on ikkagi 2-3 toalised ja rõduga korterid ja kuni 3. korrus.
aga kuna ikkagi pakkumiste hulk on vähene ja struktuur on kehv, siis tegelikult hakati ka vaatama ahiküttega kortereid ja ka tegelikult kehvematesse piirkondadesse, mis ei olnud nagu nii nõutud piirkonnad varasemalt. Et ega kaubaks läks praktiliselt kõik, kui ikkagi asi ei olnud väga ülehinnatud või nii-öelda väga kehvas seisukorras, siis tegelikult ega sooviti kõike osta. Ega tegelikult ka kehvemas seisukorras korterid lähevad kaubaks, kui hind on õige ja siis jälle investor vaatab, et saab renoveeritud ja siis, või siis ka ise endale, et ära renoveerida ja no just, kui sa oled hinnatundlik või sa tahad ise teha endale midagi, siis loomulikult sa pigem ei tahaks ju osta remonditud korteris, hakka seda ära lõhkuma veel, eks ole, et see pigem nagu kostub loogiline. Kui Anna, sa vaatad veel lihtsalt Viljandi korteriturgu, siis tegelikult nii nagu igal pool ju pakkumiste arv on lihtsalt langenud. Et kui pakkumiste arv langeb, siis ju võetaksegi peaaegu igat korterit ja ka hinnad lähevad üles. Et milline see tänane tegelikult seis on? Et kas sa näed, et natuke on läinud paremaks, et uusi asju tuleb peale või tegelikult me elame eelmise aasta lainel veel? Me oleme veel eelmise aasta lainel, sest endiselt on pakkumiste arv väga väike. Ja no seda märgata nii samamoodi nii korteriturul kui ka siis elamuturul, et uut sellist kaupa tuleb peale ikkagi väga-väga vähe. Ja see tingib endiselt seda hinnatõusu veel ja veel. Me võime tänase seisu välja tuua, et kui KV-pildis täna pakkumiste hulka vaatasime, siis korterid Viljandi linnas on pakkuda 68, see on üks madalamaid hindasid, mida me oleme viimasele näinud. Arvu. Ja arvu. Ja maakonnas kokku oli 100 korterit ja majade pakkumist Viljandi linnas 24 tükki. Et nii madalat pakkumiste hulka. Ei ole olnud et siis kui ikkagi paar aastat tagasi oli selline keskmine korterite pakkumine 130-140 ikkagi. No kui vaadata kogu Eesti pakkumiste mahtu, siis sealt on, kui suures portaalis oli kuulutusi 25 000, siis täna on 15. See on 10 000 kuulutust välja kogu Eesti turult, siis on selge, midagi on juhtunud, eks ole. Kas Järvamaal on sama olukord tegelikult? Võiks eeldada jälle? Jaa, olukord iseenesest on vähe, et kaupa nagu napib, aga kui nüüd mõelda selle peale, et kui kiiresti meil hinnad tõusid, siis ma ütlen, et esimesel poolaastal, eelmine aasta tõusid hinnad tõesti niimoodi, et võib-olla võib öelda tõesti nädalatega, päevadega oleks liialdus, aga nädalatega. Aga teisel poolaastal oli nagu näha, et hakkab nagu toppama. Et minu meelest meil on jõudnud praegu hetkel selline suhteliselt piir kätte. Enam sellist tormamist ka ei ole. Vaata, mis see esimene poolaasta, eelmine aasta oli, et see oli ükskõik, mis turule tuli, kõik läks. Absoluutselt kõik läks. Aga praegu on juba niimoodi, vaikselt hakkab juba juurde tulema kaupa, vaikselt hakkab tulema. Ja minule isiklikult tundub, et meil on piir käes. Aga seda saab jälle mõne kuu pärast öelda. Täpselt nii, seda peame siis hindama tagant järgi jälle. Jaanuarikuus tundus mulle ka, et korterite pakkumiste hulk hakkas kasvama ja oli isegi korraks seal 78, nii et mõtlesin, et nüüd vist hakkabki arv kasvama. Aga ei, praegu vaatad, et jälle on langenud ja... No kogu turg käib, eks ole, ju pakkumise nõudluse põhimõttel. Kui pakkumine kaob ära, siis nõudlus tõuseb ja kui nõudlus hakkab langema, siis tuleb pakkumine juurde. Et ühelt poolt otsiks seda nagu tasakaalu, et ei oleks päris nii, et sul on nagu nõudlus on laes ja pakkuda pole midagi või ka vastupidi. Et sul nõudlust enam pole, aga hästi palju pakkuda, et see ei ole ka tegelikult ju toimiv majandus. Ehk võib-olla peaks ikkagi vaatama ka sisse, et milline see tööjõuturg praegu Viljandi maakonnas ja Järva maakonnal on. Et Viljandi on ju tuntud oma tegelikult ju tehaste ja erinevate tootmistega, et milline see kõrvaltvaade just selle tootmisel on? Jaa, see on väga hea ja seda on tunda tegelikult üüriturul. Et siis üüriturul, kui küsid, et eks ole, et kust te tulite või miks üürikorterit tarvis on, nagu me tausta ikkagi pisut peame nagu uurima, siis ongi tunda, et kas tulevad maakonnast või mõnest teisest maakonnast, ütlevadki, et Viljandis on tootmisettevõtteid ja tööd on pakkuda ja
õnneks seda on, et siis ka on see üürikorteri soov olemas. Kas Järvamaa, kuidas on Järvamaa selline tööjõuturu praegu kuidas tundub see olukord? Mulle tundub, et praegu on kõik kuidagi nagu ootel, sest meil ju hakati seda piimakombinaati ehitama ja nüüd on kuskilt on nagu välja öeldud, et sinna võetakse umbes 400 inimest tööle ja mulle nagu tundub, et üüriturul võib tekkida nappus. Aga praegu on niimoodi keskeltläbi ikkagi kuskil 10 korterit ikkagi, tulevad, lähevad, eks, et on nagu ringluses on umbes 10 korterit üüriturul. Jah, väikestes paikades või väikestes kohtades on alati see, et üürikorterid tegelikult nõudlus oleks justkui hirmus suur, aga tegelikult kui me vaatame, siis eks ta sellise päris väikse numbri ümber nagu ring käib, aga Anna, võib-olla räägikski korraks siis Viljandi üüriturust, et milliseks see on kujunenud, et kas seda pakkumist, kas hinnad, kõigepealt vaataks korraks hindade peale, kas hinnad on tegelikult tõusnud, on sinna juurde tulnud? Me just tegime siin hommikul natukene selle üürituru kohta analüüsi ja ikkagi on märgatav hinnatõus olnud. Et ma nüüd siin protsentuaalselt ei hakkaks seda nagu välja tooma, aga võrreldes eelmise aastaga ikkagi see on olnud ja võib-olla see on sama see, et üürituruga selline nappus on ju, et siin jälle jooksvalt me vaatasime täna üle, et meil oli vist kas 10 korterit oli saada vist üüriturul või sellist vakantset nagu üürikorterit. 24 üürikorterit, mis 6 oli broneeritud. Et see jälle, eks see mõjutab ka seda hinnakasvu, aga mis me nagu tähelepanu võib pöörata on ikkagi see, et täna küsitakse pigem sellises heas seisukorras ja paremaid kortereid, üürikortereid. Et kui mingi aeg tagasi läks kõik kaubaks, siis need, mis ei vasta sellistele ootustele, need jäävad seisma ja paremas seisus korterid lähevad ära ja nende hinnatase on ka siis kõrgem. Ei saa jätta küsimata tegelikult ju ka seda elektriteema mõju, et kuivõrd oled sa tähele pannud, et üürikortereid ja nende väljaandmist mõjutab just nagu kõrgenud elektrihind? No ma arvan, et seda mõju me näeme siin võib-olla paari kuu pärast, aga mul lihtsalt endal oli üks juhus siin eelmine nädal, kus üks huviline küsis, et kas on mingisugust üürikorterit pakkuda, aga kindlasti mitte elektriküttega. Et juba võib-olla hakatakse niimoodi vaikselt sellele tähelepanu pöörama ja küsima siis, et mis oleks siis kas kaugküttega korterid, kus on siis hind natukene väiksem on ju. Et ma arvan, et me seda tegelikku mõju näeme paari kuu pärast. Lea, kas sul on ette tulnud juba seda teemat, mis puudutab nüüd seda kõrgenenud elektri? Ei ole, tõesti ei ole. Et need, kes on sellised aktiivsed, jälgivad siin turgu, need jõudsid enne oma börsipaketid kindla vastu ruttu ära vahetada. Nende hinnad on siin tõusnud võib-olla 5–10 eurot ainult elektriarved. Ja mina ei ole veel siiamaani aru saanud seda, et nagu hästi palju räägitakse, aga tegelikkust ma veel näinud ei ole. Ühesõnaga, see on meil alles ees. Kui palju elektrienergia hinnad kasv on mõjutanud tänast ka turgu, et seda me veel hetkel ei näe, aga seda me näeme siis võib-olla tulevikus. Võib-olla vaataks siis korraks Viljandimaa elamuturu peale, võib-olla Viljandi enda sisse, et Aime, kas ma mäletan meie eelmist vestlust eelmine aasta, et tegelikult oli see teema, et ei ole midagi väga palju pakkuda ka elamuturul, et elamud tegelikult lähevad päris kiiresti, et mis see seis praegu on ja milliseks ta kujunes? Ja hetkel tänase seisuga ongi 24 pakkumist, kui vaatasin põgusalt enne KV-sse, aga kui võtta seda, et statistikat, siis viimase aasta tehingute arv oli siis rekordiline 279 tehingut ja väljapool linna 215, et mis on siis 13% nii-öelda rohkem kui üle-eelmisel aastal 2020. Ja Viljandi linnas tehti 64 tehingut, see on siis üks rohkem kui 2020. aastal. Et jah, kasvu nii-öelda takistab siis vähene pakkumine ja pakkumiste kehv struktuur, et just seda hinnakasvu, et näha on ikka tugevat hinnakasvu eelmisel aastal. Nii mitmedki majad läksid siin juba, said selle 300 000 piiri kätte. Wow.
ja pisut ka ületasid, et nii 3-4 tehingut oli üle 300 000, mida Viljandi linnas ei ole varem näinud. Loomulikult mõjutab seda ka see ehitushindade kasv ja selline. Just. Võiks ju arvata, Lea, et Järvamaal, kus sa ütlesid, et väga aktiivne oli ka kinnistute siis müük, et tegelikult selle kõrval võiks elamud ka olla ju väga aktiivne kaup. On väga ja et elamute puhul võiks ma veel öeldagi, et mida kvaliteetsem elamu, seda rohkem on sellele kvaliteetsele elamule nagu tahtjaid. Vanasti oli niimoodi või ütleme veel mingi 1,5 aastat tagasi oli niimoodi, et hästi läksid sellised remonti vajavad majad. Aga praegu otsitakse pigem selliseid, kuhu saab kohe sisse minna. Ja kui on väga paljudel on pool rahast olemas või isegi rohkem, võetakse natuke pangast juurde ja tegelikult on nagu neid helistajaid hästi palju, kes ütlevad, et otsin maja, kuhu saab kohe sisse minna. Valmis maksma kuni 250 000. Et selles mõttes nagu pakkuda ei ole midagi, aga huvilisi on. Mis siis võiks viia meid loogiliselt sinna, et Anna, turg vajab uusi eramuid. Kuidas Viljandis nende uute eramute ehitamisega parasjagu lood on? No, meil on praegu siis hetkel seis selline, et meil sai üks etapp läbi siin aasta alguses Viljandi linnavavalitsuse siis hoonestusõigusega kinnistute müügiga, kuhu oli võimalik rajada elamuid ja see uus nüüd peaks välja tulema äkki siin aasta teisel poolel, et see vast jälle elavdab seda elamute nagu ehitust siia Viljandi linna, sest Viljandi linnas saada krunti täna on, ütleme niimoodi, et praktiliselt võimatu, et need on ikka väga üksikud krundid, mis on veel saadaval. Ja sellest tingituna kindlasti on ka see elamu ehitus läinud välja Viljandist, et siia lähiümbrusesse. Jällegi lisan juurde siia korraks, et pakkumiste hulk täna siis 8 tükki oli maade osas Viljandi linnas saadaval. Seda ei ole väga palju. Kas Lea kinnitad Järvamaal ka sellist olematut pakkumiste arvu? Ja ongi meil sellised tõsiselt võetavaid pakkumisi ongi 7. 7. Vaadake, kui naljaks me räägime 7 pakkumist, 8 pakkumist ja tegelikult seda nõudlust oleks ja need pakkumised sageli, need inimesed on need üle vaadanud ja seal on omad küsimused, miks midagi sobib või ei sobi ja nii edasi. Nii et tegelikult oleks nagu selgelt, et vajadust oleks ka uuete ja kvaliteetsemate elamute järgi ja nagu Anna tõi välja, et üks võib-olla uuem etapp on alles ees, aga nõudlus selle järgi on ja samas just kui pankadega rääkida, siis pankade teema on just sageli see, et kuidas seda likviidsust tagada nendesse piirkondadesse. Et sa võid ju 1, 2 või 10 tükki ära teha, aga võib-olla vajadus oleks teha 25 või 30 tükki ja seal nüüd siis pank ütleb, et nii suurt arendust enam ei luba ja järelikult arendaja ei tule ka. Aime, kui sa vaatad lihtsalt kinnisvara arendusturgu praegu Viljandis ja Viljandimaal, et me räägime sageli ka üksikutest projektidest, aga milline see seis hetkel on? Ja hetkel on selline seis, et 5-6 arendust eelmisel aastal läks töösse. 2 arendust nendest sai ka leidsid endale omanikud, Posti 36 ja Marama 24, kus ühes oli siis 16 korterit, teises 10 korterit. Et need said täielikult ära müüdud, aga töös on praegu Hariduse 12, Pika tänava arendus, Posti 9 arendus ja selline Suurkaare 33 krundile, mis on olnud 3 aastat müügis meie büroos, siis ka sellel on huviline, mis läheb tehingusse, see on küll alles krunt aga see on nüüd korterelamu maa ja Lembitu tänava arendus läks käima, mis ka 3 aastat ootas siin projekteerimist ja et arendusi Viljandis toimub ja arenduste vastu on huvi. Need samad arendajad, kes siin eelmisel aastal valmis said oma arendused, on küsinud, et ega ei ole krunti pakkuda, et teeks veel Viljandisse midagi. Ja teine teema on ja suur rõõm on selle üle, et vanad majad,
et on arendajaid, väga tublisid arendajaid, kes võtavad neid vanu maju ette, kuhu saab teha 4 korterit, 5 korterit ja pigem võtavadki väiksema riski ja teevad korda selliseid vanu maju ja see on ka tore. Lea, kas Järvamaa pealinnades, Paides ja Türil on ka uusarendusi või pigem? Ja päris uusarendusi ei ole, aga on samamoodi, et Paides on nüüd üks vana maja lõpusirgel renoveerimisel, kus on siis 2-3-toalised korterid, üks vist oli tal seal ka 4. selline stuudiokorter ja Türil on ka ühest vanast majast arendatud siis 8 korteriga korterelamu müüdud, seal veel midagi ei ole, aga nad alles niimoodi vaikselt toimetavad, et eks ole näha. Paides tuleb seal ruudu hinnaks natuke üle 2000, et eks vaatame, ma ütleks selle peale, et kas meie turg võtab vastu selle, et see on nagu täitsa põnev vaadata, et kas meie turg võtab vastu 2000 ja pluss ruudu hinnaks korteril. Aga elu näitab. See koht on päris kõrge ja ma mäletan lihtsalt mõnda aastat tagasi, kui me nendel teemadel oleme ka rääkinud, siis üldjuhul sellist hinnakasvu keegi meist ei prognoosinud ega ei uskunud ka. Et eks need hinnad on olnud seekord sellised, nagu Mihkel, meie analüütik ja turuülevaate tegija on kusagil ütles välja, et me alahindasime seda emotsiooni. Ja see emotsioon oli praegu ülespoole, aga vahest me võime alahinnata ka seda emotsiooni, mis läheb allapoole. Et ei, küll ta ei lähe ja siis tuleb püüda nagu kogu aeg heas mõttes ka kahelda, eks ole, mis siin tuleb, et vaadata, eks ole, päris põnev. Ja Viljandi linnas ikkagi juba saavutasime 2500 eurot ruutmeeter. Uus arendus. See on täiesti uus tase. Jah. Või keegi võib-olla küsib seal kohapealsetes, et kas seal on ainult kullast seinad ja kullast kraanikausid. Aga tegelikult ehitushind on teinud oma töö ja tegelikult ka nõudluse pakkumise suhe, et sellega ei ole midagi teha. Anna, võib-olla, kui sa enne nimetasid ka, et just hoonestamata elamumaadega tehingud on ju väga aktiivne ja praegu pole midagi saada. Kuhu poole see Viljandi siis praegu areneb? Kus pool neid uusi hoonestamata elamumaid juurde tekib? Mis suunas linn praegu areneb? No meil on siis nüüd linnapoolselt on Männimäe taga siis meil see uus arendus, kus on siis müüdud tänaseks, kas meil oli 50 ringis on siis hoonestusõigusega krunte müüdud. Ja nii nagu ma ütlesin, et siis selle aasta teisel poolel sinna peaks lisanduma veel circa 50 hoonestusõigusega krunti. Ja siis on tõesti suunad linnast väljapoole, on Viiratsi pool, on Vanavõidu pool, läheb siit Peetri mõisa poolt välja, et seal, kus ütleme niimoodi, et see võib-olla on sellised aastate tagused eelmise buumiaja krundid, mis jäid seisma aastateks, siis nüüd need on muutunud väga aktiivseks, need kohad uuesti. Lea, kuhu suunas Paide ja Türi praegu liiguvad, et kas samamoodi linn laieneb? Ja, meil on sama, et mis seal 2007 seisma jäid need arendused, või ütleme, et arendati ära, jäid need krundid seisma, siis nüüd on need nagu hakanud minema väga hästi. Ja kui enne oli, nagu ütleme, selle krundi hind on teinud minu meelest kõige suurema ralli praegu üleüldse meil Järvamaal. Et kui enne sai siin selle 1200 krundi kuskil 13 000, siis täna alla 26-7 näiteks isa. Minu meelest on see kõige suurem ralli, kui niimoodi võtta nii kortereid kui maju. Kas need on siis koos kommunaalidega, eks? Ütleme koos kommunikatsioonidega, jah. 26 000. No, mina olen spekuleerinud siin eelmine aasta alguses, kirjutasin ühe loo teemal, et kuidas Eesti kinnisvara läheb väärtuslikuks või saab väärtuslikuks igal pool. Ja lihtne loogika on selles, et maad juurde ei tule. Aga kui jõukus kasvab, siis üks asi, mis inimesed otsivad, on maa.
nimeta seda, kuidas tahad, kas seal tahetakse pikali visata või ehitada midagi või mida iganes, aga üks maatükk peab ühel eestlasel olema, mis siis näitab meile, et maa hind ja maa väärtus nagu saab ainult tõusta ja kasvada. Arvestades ka meie hajaasustust, eks ole, et nii mõnigi küla elanik oma krundilt kedagi jätkuvalt ei näe ja see on väga, väga eriline. Ma lihtsalt ütlen, et ma vaatasin veel, ma ütlen, et protsenti, ma võtsin isegi täitsa huvi pärast välja, oli 23% oli aastaga tõusnud. No see on väga korralik tõus ühe aastaga. Ühe aastaga 23%, jah. See on väga korralik ja mis selle mure on see, kui ostujõud väheneb, tähendab kinnisvara kättesaadavus väheneb ja seda on nüüd näiteks Tallinnas, kus ma seda salvestan, on kahtlemata juba näha, et saada endale korterit või rääkimata elamust või kinnistu osta, siis Tallinnas on see kättesaadavus oluliselt halvenenud. See on paratamatu selle nõudluse ja pakkumissuhte juures. Meie pooltundi hakkab läbi saama, hea oleks nüüd võib-olla vaadata veel nii palju ette, et mida te prognoosite. Ma saan sellest aru, et see on selline tänamatu ja väga raske, aga kuidas hetkel tundub, et kas need hinnad tõusevad ka sellel aastal? Anna, kuidas sa näed, kas sa näed, et hindade kasvul on ruumi, kuna nõudlust on nii palju rohkem, pakkumist on vähem või siin tegelikult on juba väikest pidurdamist tunda? Ma arvan, et need trendid ikkagi praegu püsivad ja jätkuvad, et eks me võime siin tuua selle inflatsiooni, mis viib palgakasvu kiirenemisi ja jätkub ka hinnatõus, ja samamoodi tõesti see nõudlus, et kauba vähesusest tingituna siis samamoodi. Et ma arvan, et see hinnakasv veel mingi aeg kestab, võib-olla veel selle aasta ja protsendiliselt me võime siin pakkuda, et võib-olla circa 10%, võib-olla rohkem. Okei. Väga hea. Aime, kuidas sina näed seda? Kas hinnad jätkuvad kasvamist või tegelikult on lagi käes? Ja ma arvan küll, et aasta esimesel poolel jätkuvad, et just põhjus annab see vähene pakkumiste hulk ja suur nõudlus ikkagi, et ei lähe päevagi mööda, kui ikkagi saad meili või telefonikõne, et pange mind listi, et kui midagi on juurde tulemas, siis andke teada esimesena või kas teil on midagi pakkuda sellist letialust või midagi, mida ei taheta välja, et ma olen pakkumistega kursis, aga et kas midagi on, et ma saaksin esimesena teada. Et seda on ikkagi veel endiselt ja ma ise arvan, et siin aasta esimesel poolel see jätkub. Et võib-olla selline rahunemine või võiks võib-olla kui majandusest midagi hakkab tulema sellist mingid märke või pidurdumist. Ja kui pangad peaksid hakkama intresse nagu tõstma, siis võib nagu mõju avaldada, aga praegu ma arvan küll, et turg kuidagi nagu ikkagi annab märku, et turg on hetkel veel kuum. Just. Lea, kuidas sina näed Järvamaad ja võib-olla üldse kinnisvaraturgu? Mina siin kohapealsel turul ütlen nii, et kui nüüd see väljaspoolt inimene ei tule ja ei osta, siis meie inimeste jaoks, kohalike inimeste jaoks on inimestel käes. Sest lihtsalt palgad ei tule järgi. Võt see täpselt sama, et sul ei ole nagu finantsi osta, et ma tahan küll, aga mul ei ole finantsi osta. Aga kuna Järvamaa on nüüd atraktiivseks muutunud meil Tallinna linna inimestele, väga atraktiivseks, ilmselt see 4-realine ja ütleme 100 kilomeetrit ja hästi palju ostetakse meil linna inimesed ostavad. Nad ostavad üürikorteriteks Paidesse, isegi Türile on ostetud. Et kui nüüd nemad jätkavad sellist ostmist, siis ilmselt võivad hinnad veel pisut tõusta. Kui nüüd Tallinn on kõik ära ostnud, mis nad on tahtnud, siis ma arvan, et meil on suhteliselt nagu lagi käes. Suhteliselt lagi käes, jah. Okay. Aga see on minu arvamus. Meil on tegelikult sama, et need investeeringud siin tihtilugu tulevadki sisse väljastpoolt Viljandit, et mis on ka selle hinnatõusu nagu viinud sinnamaani. Et sama trend nagu siis Paides võib öelda. Nii on, nõudlus ja pakkumine on selline paratamatu ja kui majandus peab toimima nende kahe asja baasilt ja selge on see, et hetkel, kui
kui siis seda nõudlust on nii palju, mis iganes põhjusel, pensioniraha trükk ja nii edasi tõttu, siis tuleb rahvale pakkuda ja eks arendajatel ja ehitajatel, ütleme, arendajatel on ka praegu vaja loovust, mida teha, eks ole. Aime tõi välja 4 korteriga renoveeritud projektid või ja nii edasi, et eks ka renoveerimisprojektid on praegu huvitavad. Head kuulajad, te olete kuulanud Arko Akadeemia järjekordse podcasti. Täna me rääkisime Järvamaast, Viljandimaast niimoodi kordamööda, aga ma usun, et te saite võib-olla selle poole tunniga siukse nagu põgusa ülevaate, et kui te tahate sellist täisülevaadet, mis kinnisvaraturul toimub, siis kõigepealt ma soovitan võtke ühendust meie Järvamaa siis nii vanemmaakleri kui kutselise hindaja Leaga või Viljandi Arkovara tiimijuhiga Aimega ja ka vanemmakleriga ja ka vanemmakleri Anna Volmeriga, et siis aru pidada, mis siis praegu oleks mõistlik teha, osta, müüa, vahetada, üürida või mitte. Et ma usun, et see kõige parem viis teha need õiged otsused on just spetsialistiga aru pidada ja ma usun, et te kõik olete selleks valmis ja ootate neid kontakte. Aga suur tänu ja ilusat päeva jätku!